tere päevast, mu armsad. Aitäh, et te siin olete. Minu nimi on Uljana, see kanal on Must ja Valge. Tahaksin teile kaarte laduda, aga ennem siis ma võib-olla jagaksin allalaadimise sõnumeid, mis ma nagu sain selle aja jooksul nüüd. Sain nagu, vaatan nagu sinna sellesse polaarsusesse ja vaatan siis sellesse, mis maskuliinsel ja feminiinsel nagu toimub praegu. Ja seda nagu kuidagi nagu näidatakse mulle, siis see tähendab seda, et ma pean sellest rohkem rääkima. Inimesed tahavad võib-olla sellest rohkem nagu teada. Ma räägin siis jumalikust mehest ja siis jumalikust naise printsiibist, divine feminine ja divine masculine. Hästi selgelt näidati mulle seda, et praegu ma olen nagu sisemiselt oodanud seda aega, kui maskuliinsed tõusevad oma väesse. Mitte, et nad ei oleks tõusnud, aga mingisugune selline tase, mis on juba kaua oodatud, tuleks välja maskuliinsetel. Ja see kollektiiv, kellega mina olen ühendatud või kellelt tuli see sõnum minu juurde, on selline väga ekstreemne. Täna läheb Saturn jääramärk ja täna on hästi suur shifti päev. Palju õnne meile kõigile ja nüüd on vaja konkreetset tööd hakata tegema ja täiega isegi panna üle vaata. Me oleme puhanud nii kaua, et me oleme tegelikult valmis hakata nüüd konkreetset tööd tegema enda unistuste nimel. See selleks, lihtsalt see, et see energia, mis praegu tuleb siis Saturn ja siis selle jääraga, see on nagu konkreetsud. Ja sellepärast ma nägingi seda, et need maskuliinsed, kes on tegelikult, neil on oma aeg, millal nad ärkavad, millal nad lõpetavad oma nii-öelda missioonid ja millal lõpetavad oma õppetunnid. Väga olulised õppetunnid on see tegelikult kollektiivile ja eriti tähelastel ja tähelapse kollektiivil, kes tulid hästi suurte spirituaalsete võimetega siia, kes on hästi multidimensionaalsed maskuliinsed. Nendel toimuvad sellised reaalsuse šokid, reaalsusele otsa vaatamine hästi valus. Selline hästi nagu pettumusega seotud, hirmuga seotud, kahetsusega, väga sügav kahetsus, mitu nädalat ma tunnen seda tunnet. Ja see, et what the heck did I do, nagu, miks ma niimoodi tegin? See šoki tunne nagu what the fuck nagu. Hästi tugevalt tunnen seda. Ma näen ka seda, et see kogemus või see õppetund on mõeldud selleks, et maskuliinsed ja peamiselt siis mehe keha oleks siis valmis tegelikult nagu vastu võtma endas püha viha või viha tunnet ja väljendada. Ja et ta ei kardaks väljendada seda viha ükskõik millises olekus ta on, ükskõik kus ta on, kelle poole ja kanaldada seda viha selle puhta südamega, et nüüd aitab nagu. Nii palju on ülekohut ja ebaõiglust nagu toimunud siin, et nüüd on kõik vaata. Ja siis see karju või siis see lõvimöire on see, mida ma nagu nimetan seda. Ja see aktivatsioon, mis tuleb läbi siis selle kõri tšakra, see tuleb väga tugevad alla surutud emotsioonid aastate põlvkondade vahel kinni pandud. Ja see vabanemine tegelikult vabastab tema rahva. See on kaua kinni hoitud. See on kaua ära poleeritud ja siis on ka karmilised partnerid nende kõrval olnud, kes tegelikult nii-öelda paitavad nende ego ja teevad nendel kõik selle välimise elu nii pehmeks, et nad ei vaataks oma egole otsa ja nad ei võtaks oma ego puhtalt vastu. Ja siis me näemegi, kuidas nagu muutuvad maskuliinsete elud ja nende vaated ja perspektiivid nii tohutult lihtsalt ja seal on ka tunda seda autentsust ja vabadust selles väljenduses nagu. Hästi tugevalt.
see on väga selge, see shift, mis praegu tuleb, see varjutuste portaal, kuhu me praegu lähme, see on väga-väga võimas. Väga võimas, mul on väga hea meel, et me oleme kõik siin selles reaalsuses kõik koos ja kogeme seda ja näeme pealt ja me saame seda kogeda ja see on tegelikult meile tunnustuseks, reward'iks, sest et me väärime seda muutust pealt näha, sest me oleme oodanud väga kaua seda ja palvetanud selleks, et kõik dimensioonid oleksid siis nii-öelda tasakaalustatud ja oleks niimoodi, et 3D-s oleks mingisugune pask toimuks, vaata. Et 3D oleks ka nagu selline armastav ja selline turvaline koht paika, vaata. Et seda me teeme veel. 3D ikkagi on juurtšakra, eks ole. Juurtšakraga me tegeleme hästi palju, sellepärast aastaid inimesed on ka nagu seljavaludes olnud. Nii, ja siis veel selline idee ka, et ma tahaks selle kohta video vist isegi teha, et kuidas tegelikult tunda külluslikult ennast, kui sul ei ole nagu reaalselt finantse, korralikku toitu endale näiteks osta või korralikku riiet endale osta või üldse kogeda elu, mis ei vasta sinu nii-öelda väärtusele. See, mida sa tegelikult väärid, et kuidas siis tegelikult tunda ennast väärtuslikuna isegi siis ja siis kuidas tunda seda külluse tunnet enda sees. No, see on väga suur kutsumus ja väga suur õppetund ja väga suur õppimine inimestele, kes on hästi ekstreemseid valikuid valinud, sest et enamus inimesi ikkagi teeb kõik selleks, et olla ikkagi finantsiliselt nagu nii-öelda heal järjel. Ja nad annavad oma energia kohtadesse ära, mis annavad neile nii-öelda seda rahaküllust ja nii edasi. Aga neil on ka siis energiat ja jõudu ja siis seda tervist seda teha. Ja tegelikult see on ka huvitav, see on väga äge tegelikult. Mõned töökohad on nagu nii äged, et ma ise tahaksin neid asju nagu väga teha. Aga minu õppetund ei olnud üldse see. Mul oli see, et mul kohe pandi kõik teed kinni. Ei, sina tegeled vaimuga ja psüühikaga ja sina tulid siia teistele olema toeks nendele, kes on ka sellistest asjadest nagu läbi läinud. Ja sellepärast mul pandigi konkreetselt nagu teed kinni ja ma olin nagu piskuga niimoodi, mitte midagi siia jää niimoodi. Kus on see raha? Kui on. Ja siis ma sain aru, et okei, see on mu missioon nüüd ära häkkida see puuduse mõtteviis või puuduse teadvus, ära häkkida see ja ära mästerida nagu see tunne. Aga ma olengi aru saanud, et tegelikult ma olen ju väga suuri selliseid spirituaalseid kogemusi kogenud ja siis näinud seda kõike pealt ja nii edasi. Ja mind nagu selles mõttes ma olen pidanud väga kaua ja väga sügavalt nagu teada saama seda, et või hoidma enda sees seda, et ma ei peagi omama palju raha. Et ma tegin sellega täiesti okei. Ma siis olengi siis selles kohas ja see on hästi suur käivitaja, eluenergia käivitaja, kui sa oled nagu sellises nagu puuduses süksis. Hästi suur käivitaja tegelikult nagu läheb väga palju aega selleks, et ära puhastada endas mingisugused kanalid ja mingisugused nii-öelda, mis asja? Kaevud, et ära puhastada kaevupõhjad ära puhastada, saad aru või? Ja siis see töö, see asi on juba tegelikult hästi nagu suur töö. Seal tuleb hästi palju sükest nagu koode ja teadvuse seisundeid. Igatahes, kui see siin natukenegi kottis, anna teada, äkki ma panen mingisuguse video selle kohta paika, et see külluse tunne on ikkagi selles mõttes, selle iga päev peab tegelema. Ja sa pead leidma endale tööriistad, mis tegelikult nagu täidavad sind teistmoodi kui see, et sa saad rahaga minna välja kuskile ja teha seda, toodada. See tühjuse puudus paneb muidugi ka sul prioriteedid nagu paika, et mida sa tegelikult üldse nagu tahaksid teha, mida sa teeksid selle rahaga. Ja siis ka Jumal ja kõige kõrgem ka vaatavad pealt, mida sa selle rahaga üldse teed nagu. Mida sa üldse oma asjadega teed? Mida sa üldse teed sellega, mis sul tegelikult ümberringi on? See on hästi
läheb nagu peensusteni see õppetund ja see on hästi palju teste, iga tegevus, iga asi läheb juba nagu hästi, loeb see, mida sa teed ja kuidas sa seda teed nagu külluse loomisel. Okei, vaatame siis kaardid ka üle. Okei. Vaatame neid ennem siis. Vabadus. Manifestatsioon. Selles mõttes uus armastus, selles mõttes selle küllusega muidugi tuleb ka see ka, et vaata, kui sa oled nagu mingi ülirasketest asjadest oma elus läbi läinud, siis ega sind ei huvitagi midagi enam. Ja kui sa tead ka seda, et tegelikult kehale on palju kasulikku paastuda, siis ka nagu ei ole ka kinni, ei hoia kinni ilusatest söökidest või et siis muutub söök väga selliseks lihtsaks ja minimaalseks nagu monotoitumine ja sihuke nagu mingi üks kord päevas toitumine ja tegelikult see on hästi, ei ole vaja, vaata see isu ka tuleb ju sellest, et parasiidid on, tegelikult keha ei vaja palju sööki ja tegelikult on võimalik väga kaua ilma söögita olla. Okei. Vabadus selles mõttes, et ma arvan, et teema on see, et sa oled vaba manifesteerima endale kõike, mida sa tahad nagu tegelikult. See tühjendus või selline puudus või selline nagu rahatus, kui sul on finantse vähem, siis tegelikult see on koht, kus saad nagu rekonstrueerida üldse oma arvamused või üldse selle mõtte, mida sa üldse tahad kogeda siin nagu. Sa armastad. Enesearmastuse õppetund on see hästi suur ka. See rahatus ka muidugi piirab sinu nagu seda nagu liikumist ka väga palju ja seal on hästi palju sükest nagu enesega tööd, et ma ei saagi nüüd seda teha ja inimesed vaatavad täiega imelikult minu peale ja süke nagu see konstruktsioon on ju, seal peab selle läbi tegema. Et ma ei kuulugi siia ühiskonda või et ma ei saagi midagi siia ühiskonda teha ja siis ma ei tahagi midagi siia ühiskonda anda ja süke mingi hästi nagu egopõhine süke, ta käivitab ikkagi seda alumised tšakrad vaadatakse üle nagu, aga sa pead aru saama vaimselt, et see on lihtsalt üks õppetund. Lihtsalt inimese õppetund. Kõik, mis on varastatud nii-öelda ja kui mingisugused mõttemustrid või mingisugused olendid või mingisugused ümbruskonnas inimesed on näiteks tahtnud kaikaid kodaratesse panna sul, siis kõik tuleb tagasi, mis on varastatud. Peale seda, kui sa oled selle puhastuse läbi teinud ja me lähme kollektiivselt sellest läbi. Muidugi seal võib olla ka see tahtlik selline nagu inimeste maha surumine, et seda võib mitut moodi näha, et me läheme lihtsalt kollektiivselt kõik koos sellest muutusest läbi ja seal on tegelikult alati toetus olemas, et nagu eriti meie ühiskonnas, Eesti ühiskonnas on toetus olemas inimestele, kes lähevad väga raskest olukorrast läbi. Selles mõttes, kui ühiskond läheb nagu keerulisse olukorda, siis alati on ju juhtunud, et vägivalla reit tõuseb. Ja varastajaid ja mitte isegi kriminaalseid või niimoodi, et vägivald ju võib olla juba mõtetes ka. Uue armastuse peale tuli karikas. Karikate kui äs. Jah, selles mõttes, et see on väga kaua oldud väga raskes olukorras.
ja see on tegelikult meie kehad ja meie kogemuse nagu tühjendanud, aga selles tühjenduses on väga oluline leida see säde. Meil on õnneks olemas internet ja internetiavarused ja siis on olemas need inimesed, kes jagavad seda sädet, on ju. Siis selles maailmas, selles voos, selles algoritmis, kus me praegu oleme, siis peab hakkama ennast nagu distsiplineerima, et me hoiaksime oma fookust ainult sellele, mis tegelikult ka päriselt tõstab meie vaimu ülesse. Ei hakkaks lehitsema midagi sellist, mis ei resoneeru. Ainult vaatame seda, mis tegelikult ka meid nagu täidab. Nagu niimoodi, et meil on nagu, me oleme nähtud ja kuuldud, et me saame kinnitus sellele, mis meie sees toimub ja kuhu me nagu lähme. Ja see protsess võib tegelikult väga pikk olla ja huvitav ja see ongi kõige ägedam seda, et kui me lähme kollektiivselt kõik sellest nagu nii-öelda hullust muudatusest läbi, siis tegelikult meil on olemas World Wide Web nagu. Et me oleme nii-öelda ühendatud kõigega ja me saame oma kinnitusi ja siis nagu tuvastust või sükest confirmationit selles, mida me nagu lähme läbi. Ja see tänutunne sellest nagu sellest protsessist tegelikult on hästi hästi toitav või süke nagu rahustab maha. Mingisugune suurem lõpetatus on armastajate peale ja manifesteerimise peale tuleb selline 2 9 sauad ja karikad. 9 9. See on selline nagu, ei ole veel 10, vaata. Tundub, et nagu oleks kõik õppetunnid juba tehtud, selline aeg on kollektiivis. Nagu, jah, okei. Uue armastuse peale on hästi oluline vaadata seda, et liiga palju midagi nagu valikuid ei oleks, saab kontsentreeritus tuleks ja siia tuleb veel unistajaga peale, narr tuleb peale siia. Et iseennast peab hakkama häkkima. Et inimene tegelikult ise teab, kuidas tema mõistus töötab, kui ta paneb tähele seda. Kui sa ei pane tähele, siis ega sa nagu jäädki neid mustreid tegema lihtsalt. Ja jäädki tahtma ja igatsema ja tahtma mingit küllust, mingit välist küllust, mingit Prada ja Kessi kotte ja nagu see ei ole midagi halba selles, aga lihtsalt nagu, ma ei tea, kui sa seda raha näiteks tahad, ma ei tea, kuskile anda, sa võiksid inimestele anda, kes tegelikult vajavad seda. Prada, kes neil on juba raha nii palju, et nagu miks me sinna seda raha suuname nagu. Et pigem võiks seda külvata seda seemet nendesse kohtadesse, kus meie vennad ja õed vajavad seda. Toetades kunsti ostes, nendel kunsti ostes, informatsiooni ostes ja siuke nagu toetuse mõttes ja tegelikult paljud ongi ju mõtlevad selle mõttega, et kuidas toetada neid inimesi, kes vajavad tegelikult ka nagu toetust. Ei saa kaardid kuidagi nagu pane täiesti teised kaardid siis. Vaatame uuesti. Selles mõttes, et ma arvan, et nagu, kuhu me lähme sellesse aega on see hästi selgeks tehakse ja konkreetseks lähevad kõik asjad. Saturn jääras on väga konkreetne. See on nagu see, isa tuli koju, vaata. Nüüd on kõik
nüüd on niimoodi, et kõik on näha. Jeesus paneb tule põlema toas ja siis kõik on näha, kõik mingid teismeelised panevad pidu seal, vaatavad, kuulavad muusikat ja siis pannakse peoruumis tuli põlema. Finito. Nüüd on kõik otsustatud. Kõik saavad oma karma tagasi. Payback time täiega. Payback time. Balansseerimine, harmoniseerimine, paika loksumine, sihuke kannatlikkus. Oh my god, jälle tuleb see. Mõõkade 7. Kes mul seal on niimoodi varastab, kuulavad ja ei ütle mitte midagi, vaatavad pealt, söövad popcorni ja mitte midagi ei ütle. Vaatavad siis nende inimeste tõusu ja lendu. Vaatavad, kuidas teised saavad oma fulfillmenti kätte. Ja vaatavad nagu imelikku niimoodi, kus side-eye'ga vaata. Vot seda tuleb ka hästi palju. See on selline asi, et see on alati nii. Kui üks tõuseb ja hakkab ennast väärtustama, siis tegelikult tema ümber alati tulevad keegi sellised inimesed, kes nagu mingi kes sa siuke oled, mis sa endast arvad niimoodi. See on okei. Sellised pead selle vastu võtma niimoodi, nagu ta on, nagu see ei saa muuta seda. Me oleme ikka sellises reaalsuses, nagu kus on see duaalsus ja polaarsus. No selle jutu peale tuleb mõõkade äss ja siis veel, selles mõttes see teadvus ka, siin on näha, et siin on kas mõõkade 10, ehk siis sellisele teadvusele, kadeduse teadvusele. Sellele tuleb omal ajal lõpetatus 2222. Sellepärast, et nii, kui sa teed oma selle protsessi läbi, sa tuled oma erakust, sa aktsepteerid enda erakut ja omaette olemist, sa täiega naudid ennast, sul ei ole midagi väljaspoolt vaja, sul on söömine ka täiesti okei, nagu sul on balansisse. Sa hakkad ennast tunnetama ennast nagu ühtselt, teistega ühtsuses olevat ja sa saad aru, et kõik, keda sa näed, on tegelikult osa sinust. Ja kui sa oled ennast aktsepteerinud, siis sa aktsepteerid kõike enda ümber ja ka seda süsteemi, mis on siis sinu vastu olnud ebaõiglane. Siis tegelikult sellest kohast, kui me hakkame sellest kohast manifesteerima endale uut elu, siis me ei loo enam ainult iseendale seda uut elu, vaid meie kogukonnale. Ja tuleb rohkem sellist nagu toetust, nagu hoidmist, motivatsiooni, inspiratsiooni ja ka siis tasakaalustada see nagu see vägi ära, et kui sa oled iseendas kindluse leidnud, siis tegelikult see on väärtus, kui sa jagad seda ja sa õpid ja julged manifesteerida selle väärset tasu. Vahet pole nagu sellepärast, et me siin maailmas ei ole tasuta lõunaid, et kõige eest me peame ikkagi lõppude lõpuks maksma. Ja mida vähem me süüdistame teisi, seda vähem me tegelikult iseennast süüdistame ja me teeme tegelikult iseendale ukse lahti, et me saaksime vabaduses olla ja saaksime nagu
mõnusalt tunda, sellepärast vaadake, inimesed, kellel on, selles mõttes seal ei ole nagu vahet raha omamises või selles raha külluses. Asi on külluse tundes. Sellepärast, et on olemas inimesi, kes on villades ja sõidavad Porschedega ja nende sees ei ole külluse tunnet. Nad on kurvad, depressioonis, sõltuvustes, stressis, üksinduses, depressioonis, nagu selles mõttes, et see ei ole ju küllus. Küllus on rahu, küllus on eesmärgipõhine elamine. Visioon on küllus, ühendus loodusega on küllus, ühendus iseenda kehaga on küllus, teadmine, kuhu, mida liikuda, et sa teed kõike nii-öelda eesmärgipõhiselt nagu. See on küllus. Aga kui sa elad lihtsalt niisama, kõik on olemas ja jalg üle põlve, siis seal on ka vaja endal tööd teha. Väga palju kuusi tuleb, kuus. Mõõgad, mündid ja siis armastajad ka veel. Liikumine, tasakaalustamine, hästi suur tasakaalustamine, vaadake. See ma tegin niimoodi lahti. Hästi suur tasakaalustamine on. Mis on armastajate taga? Armastajad peavad õppima aktsepteerima enda vägevust, enda seda kosmilist tugevust ja vägevust, et me oleme pidanud nii kaua ennast tagasi hoidma lihtsalt selleks, et varjata enda suurust, sest et me ei tahtnud, et keegi kleepuks meie energiale või väljale nagu ja hakkaks lihtsalt nagu, ma ei tea, aega raiskama. Ja nii palju oleme tegelikult läinud nendesse kohtadesse, kus me teeme ennast väiksemaks, et me ei oleks nii huvitavad, et keegi ei hakkaks mingi magnetiga meie poole tulema. Ja me oleme kartnud muidugi absoluutselt. See on hästi tugev see minek ikkagi tuleb mõõkade kuus. Keegi läheb praegu, keegi on praegu minemas sellesse positiivsesse kohta enda elus. Keegi on tulnud sinu välja, kes aitab sul minna üle nende vete. Ja sinu ellu tuleb ka rohkem valikuid. Ehk siis sa liigud sellisesse kohta, kus tuleb rohkem valikuvõimalusi ja tegelikult, kui sa oled endaga väga sügavale läinud, siis tegelikult see valikute aktsepteerimine ja siis perspektiivi nägemine on nagu hirmutav, sellepärast, et sa ei ole harjunud valida üldse nii palju ja harjunud üldse sellega, et ma võin seda teha, kas ma tõesti võin seda teha, kas ma tõesti väärin seda minna, kas ma väärin tõesti sinna minna ja seda teha ja seda luua hästi peensusteni. Ma räägin, see puuduse mõtteviis. Puudus on meile õppetunniks selleks, et me saaksime aru, mida me tegelikult tahame ja kuidas me seda teeme, kuidas me tegelikult 3D-st nagu teeme. Väga suur shift on tegelikult toimunud ka 3D-s nagu. Keegi on depressioonis või ärevuses või segaduses. Võta palun ühendust, vaatame üle. Kellega on liiga palju valikuid ikkagi. Keegi ei tea, mida valida, sellepärast ei ole harjunud valida. Mõõkade 9. Unetutööd, raske on hakkama saada, väga keeruline, väga stressis unetu. Ja unenäod on ka imelikud juba ja ei tea, mentaalne häire juba sees, et ei tea, sest et nii palju on öeldud, et see süsteem on vale ja see süsteem on vale ja nii edasi. Kui sa õpid ennast armastama, siis tegelikult sa võid ka enda peas ümber teha selle perspektiivisüsteemi osas ja maatriksi osas, kus sa hakkad nägema seda, et ma võin maatriksiga tegelikult koos luua nagu. Ja siis sa hakkad nägema ka neid inimesi, kes teevad seda ja kes on nii-öelda juhi positsioonidel ja kes ka
manipuleerivad seda maatriksit niimoodi, et nad saavad olla täpselt õiges kohas, õigel ajal ja suurele ja juhtida nii-öelda 29.11 oli, juhtida siis rahvast läbi südame, läbi puhtuse nendesse kohtadesse, kus me tegelikult kõik võiksime minna. Ja noh, tavaliselt see on opositsioon. Ja ma olen hakanud nägema neid täheläpsi ka poliitikas. Väga äge. Päris äge valgustöö, jah. Äge. Seal on see kõrgetasemeline, sellepärast, et sa pead täpselt teadma, kuidas manipuleerida iseennast ja enda energiat ja sõnu ja kõike seda. Poliitika on hästi huvitav tasand, kuidas siis tegelikult siis kasutada seda universaalset energiat selleks, et muutust tuua nagu 3Ds. Hästi kiiresti peab reageerima ja hästi kannatlik peab olema ja hästi distsiplineeritud ja rutiinne ja kõik see on hästi selline. Ja noh, inimesed, kes ei saa sellest aru, kes hakkavad näpuga näitama ja panevad tähega, need inimesed üldse ei saa aru sellest põhitõest, mis piiblis tegelikult on öeldud, et kui juhid on antud, siis tegelikult Jumal on pannud need inimesed juhtivaks positsiooni ja sellepärast tegelikult rahva ülesanne, rahva kohustus on õnnistada juhte. Ja see on üks hästi oluline õppetund egole, inimese õppetund, ego õppetund selleks, et muuta oma olukord. Tavaliselt need inimesed, kes näitavad näpuga nendele poliitikutele peale, need on tavaliselt kadedad inimesed, nad on nii nagu selles hirmu selles teaduses ja ega nende elus nagu energia ei voole, ega nad ei ole loojad, nad ei saa midagi nagu teha enda elus, nad ei oska midagi teha ja siis nad lihtsalt virisevad. Sellepärast ei pea üldse nagu vastu võtma seda virisevat tavakodanikku, kes ei tea asjadest mitte midagi nagu, et nad jäävad alati virisema. Kellele ma seda räägin? Vabandust, et ma tulin siia, ma tulin saunast, mul on mingi kräsu peada, Vaatame, kas tuleb mingit uut informatsiooni või infot. Nende väga võimas 2,5 aastat hakkab olema, sest et Saturn on jääras. Ja tervenemine ka. Saturn on karma isa, ta on isa. Uusi ideid, mõtetes tuleb hästi tugev, ma olen päikese märk on mul jääras. Hästi siuke leadership muutub. Ehk siis authority ja leadership ja see enese leadership esiteks on ja siis kasvab ka edasi juhtival positsioonil ka need poliitikud, kes on nii-öelda manipuleerinud ennast nendesse kohtadesse, et nende kohad ka muutuvad ja need võetakse ära. Karikate 8 ja judgment. Jumal lihtsalt paneb selle käe sinna vahele, et päriselt ka tasakaal nagu toimuks. Need inimesed, kes lähevad ikka väga-väga hullust puudusest läbi, on ka muidugi õigluse jalule seadmise vajadus on. Et ei ole vaja nagu aega raisata, eks ole. 3 selle peale. Et need vargad ja need, kes manipuleerivad, need võiksid nagu nüüd saada oma karma. Jah. Aitäh sulle, et sa siin olid. Nii, mul on selline asi, et kui sa tahad näiteks oma lugu ka hakata väljendama ja videosse panema ja siis sul on mingisugune asi nagu puudu, sa ei tea, kuidas alustada, sa kardad näiteks kaamera ette tulema või kui sul on näiteks kaamera hirm, rääkida kaamera ees, siis tegelikult mul on pandud kokku koolitus 12 nädalat. On selline
inimestele mõeldud, kes tahavad oma lugu ja visiooni ja siis sotsiaalmeediasse nagu hakata seda jagama ja seal on niimoodi selline mõte või see struktuur või selline õppevorm, kus me räägime sinuga läbi sinu visiooni, strateegia, vaatame üle ka sotsiaalmeedia strateegia, kuidas need asjad nagu paika panna ja käest kinni jalutame seda teekonda 12 nädala jooksul, et selle aja jooksul peaks tegelikult midagi ajusse kinnituma ja mingi asi nagu toimima minna selle ajaga. Ja sa võiksid nagu hakata ise minema sellisesse kohta, kus sa enesekindlalt jagad enda vaateid, enda lugu. See põhiline, et tegelikult kui me tulemegi online maailma, siis me võiksime tegelikult endast ikkagi rääkida, kes me oleme. Siis ma aitan sul ka nagu nii-öelda tagasiside tagasiside näol panna kokku oma lugu, mida võiks siis panna ja rääkida avalikkusele, mida võiks rääkida, mida ja kuidas nagu endas läbi töödelda seda enesekindlust, et sa julgeksid välja öelda midagi sellist, mis on nüüd nagu vaja sul välja öelda esiteks tervenemise mõttes ja tegelikult ka vastu võttes sinu inimestel, kes neid teavad ja kes võivad sind äkki näha või niimoodi sellist asja. Ja nagu ma olen õppinud seda juba 2, 3, 4 aastat, selles mõttes ma olen kogu aeg sellise mõttega olnud siin sotsiaalmeedias, et kuidas seda nagu siis teha. Ja ma olen jõudnud sellesse kohta, et nüüd ma leidsin oma niši ja oma sellise vaate, kuidas ma nüüd kasvatan seda sotsiaalmeediat, et ma tahaks kindlasti sulle ka seda edasi anda, et kui sa oled kuskil kulisside tagant ja kui sa tahad mind toetada ja siis ka nagu seda hinda maksta selle eest, et saada see nii-öelda toetus isegi. See on nagu koos minemine. Koos minemine on täiesti teistsugune asi kui üksinda õppides. Mina õppisin seda ise üksinda omal nahal ja vaatasin, kuidas need asjad nagu toimivad. Et see on üks koolitus, mida ma tahaks tegelikult hakata nüüd pihta inimestega vaikselt ja siis on mul see ka, et kui sa näiteks lähed muutusest läbi, eks ole, ja sul on näiteks mingid imelikud asjad, mingid mälestused nagu toimuvad, mis ei ole nagu mõtetesse tulevad nagu mingid asjad pähe, mis ei ole üldse vajalikud ja imelikud on ja inimesed on näiteks jäänud kuskile meeltesse soppidesse, siis tegelikult oleks hea oma energia välja puhastada ja oma tšakrit puhastada ja seda koolitust ma teen ka. Seda võib alati jupiti teha ja nii edasi, aga võib seda nii-öelda siis seda hügieenikoolitust või seda praktikat nagu programmina ka võtta, mis on siis 8 tundi. 8 tundi, seal on ka samamoodi, et me teeme need praktikad läbi korralikult, väga korralikult koos ja siis ka tagasisidega ja siis on veel nagu teine kõne ka, kus me vaatame nagu läbi ja vaatame seda, kuidas see tegelikult sulle nagu on mõjunud, et ma tahan teada, kuidas sul nagu see läheb, et ma teen nagu sellist väikest nii-öelda statistikat ka, et kuidas see õppimisvorm või õpetamisvorm on tegelikult ka nagu mõjutamas sind või kuidagi aitamas sind. Sellepärast ma olen selles väga kindel ja ma arvan, et jällegist koos me saame nendest asjadest nagu läbi. Jällegist oleneb see, et kas sa suudad olla aus. Kas sa suudad endale otsa vaadata. Küsi seda küsimust iseendalt. Kui sa tahad seda näiteks õppida ja kui sa tahad päriselt nagu tervendada ennast ja õppida ennast tervendama, olla nagu iseseisev selles ja Saturni äras on all about iseseisvus nagu ja mina õpetangi sul vaimselt ennast üle vaatama selleks, et sul oleks energia paigas puhas ja läbi selle siis sa ka näed ka maailma puhtalt ja sul tegelikult nagu süütundest lahtilaskmine, hirmudest lahtilaskmine ja kõik see nagu, et enese aktsepteerimine on see eesmärk, selle koolituse eesmärk ja see mina olen koolituse eesmärk on ka enese aktsepteerimine, aga siis ka nagu maailmale seda jagamist. Et anna mulle teada, kui sind huvitavad need asjad, ma olen valmis nagu edasi andma seda ja töötama inimestega koos. Ja kus sa soovid kaardi lugemist, kaardi panemist ja anna ikka teada, vaatame su olukorra üle. Tundi aega on 66 €. See oleks jällegist toetuse mõttes. Neid münte on vaja ikka kuidagi nagu kokku kraapida kuskilt. Et
aitäh sulle, et sa siin oled, ole hoitud, palun. Anna mulle teada, kui see sind kõnetas.